Tere! Tere! Mina olen Mari-Liis ja ma olen kosmoseteadlane. Kosmoseteadlane, mida sa teed? Ma uurin uute planeetide teket ja kasutan selleks andmeid hiigelsuurtelt teleskoopidelt. Mida sa vabal ajal teed? Mulle meeldib looduses olla ja ilukirjandust lugeda, sest et mu töös tuleb ette väga tehnilist kirjandust. Mida sa viimati lugesid? Ma lugesin Billie Holiday autobiograafiat. Teed aktiivselt sotsiaalmeediat. Millist sisu sa lood? Ma jagan seda, milline teadlaseks olemine välja näeb ja jagan nõuandeid, millest mul oleks endal tudengina väga kasu olnud. Ja ma harutan ka kosmoseuudiseid jupi haaval lahti. Kelleks väike Mari-Liis saada tähtis? Mulle meeldis väga joonistada ja lapsena ma olin öelnud ka seda, et ma hakkan disaineriks. Aga põhikooli lõpus ma lugesin kosmose kohta ja sealt see suur huvi tuli. Ja siis läksid Tartu Ülikooli füüsikat õppima? Jah, Tartus on observatoorium ja Tartus füüsikat õppides saab astrofüüsikale lähemale. Miks sa õpinguid Belgias jätkasid? Peale füüsika põhialuste õppimist ma tahtsin keskenduda pigem kosmoseainetele ja ma leidsin ülihuvitava õppekava just Belgiast, Liegi ülikoolist. Ja nüüd said just Saksamaal doktorikraadi. Palju õnne! Aitäh! Sa oled sotsiaalmeedias õpingute kohta palju postitanud. Kas sul on lemmikteadusmeem? Ikka. Minu lemmikmeem puudutab seda, et sa arvad, et sa oled hullult suure töö ära teinud, aga tegelikult uurimise käigus sa kirjutasid 2 lauset. Sa olid 2 aastat ESAs tööl. Mis sa seal tegid? Ma olin Euroopa Kosmoseagentuuris Gaia missioonigrupis ja ma uurisin mikrometeoroidide tabamist Gaia kosmoseteleskoobile. Ja nüüd töötad Imperial College Londonis. Milline su töö igapäevaselt välja näeb? Mu tööpäev oleneb sellest, millises faasis mu projekt parasjagu on. Kõige rohkem tuleb ette programmeerimist ja andmeanalüüsi. Ja kui tulemused on lõpuks koos, siis ma kirjutan nendest teadusartiklit. Ma osalen palju koosolekutel ja reisin ka konverentsidele. Kui palju oled töö jaoks reisida saanud? Väga palju. Ma tegin ettekandeid doktorantuuri jooksul umbes 10 riigis ja kõige meeldejäävamad kohad olid Como järv ja Cambridge. Milline inimene peab olema, et uurida kosmost? Ma usun, et kõige olulisem on olla järjekindel ja probleemidele lahenduse leidmiseks peab olema ka kangekaelne. Mis sind nüüd ees ootab? Kas astronaudi missioon? Mulle siin maal täitsa meeldib, aga mu sõbranna käis hiljuti kosmoses, nii et kes teab. Aga varsti jõuavad siia teadushuvilised, kellele ma valmistan teleskoopi ette, nii et varsti näeme. Tšau!